Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Ja tervist! Meil sai loetud minutid tagasi läbi Tšiili ralli. Loomulikult Kuues käik võtab selle kõik juhtunu rokku. Jagame siis ka auhinna parimale küsimusele. Räägime, mis on viga Ott Tänaku masina mootoritega ja räägime, kui kõva mees on Sebastian Ogier ja kõiki neid jutte aitab mul täna lahata meie kuulus ekspert Roland Poom, kes siis taaskord ei tulnud Eigo Manu siia Delfi stuudiosse, vaid otsustas jääda kodusesse Lääne-Virumaale. No tere, Roland Poom, kuidas sulle see pühapäevane võistluspäev meeldis? Tere õhtust minu poolt ka. Kuule, täitsa vaadatav oli või? Minu meelest oli päris põnev, et ikkagi kuna sõit käis ikkagi võidu peale, siis peab ütlema, et viimaste meetriteni ikkagi jagus päris palju pinget ja nagu ma mõtlen päriselt viimaste meetriteni, sest ikkagi Power Stage'i punktid olid Sebastian Ogierile üliolulised, et ikkagi tõusta punktitabeli liidriks, nii et peab ütlema, et tänane päev oli küll eestlaste vaatest võib-olla kohati selline igav, aga tegelikult nagu ralli mõttes väga lahe päev. Jah, et kuidas lõppes Tšiili ralli, kui te ei tea, Ogier võitis, Evans teine, Fourmaux kolmas, Neville neljas, Bajar viies, Rovanperä kuues. Ja Ogier siis võitis nii pühapäevase arvestuse kui ka punktikatse ja Tänakule jäi siis näppude vahele ainult pühapäevase arvestuse 5. koht, mille eest ta sai juurde 1 punkti. Ja eks me peame alustama kodu seda asja lahkamist. Tegelikult ei millestki muust kui lahkame selle Oti mootori teemad kõik asjad läbi, ehk siis eile jättis Tänak sõidu pooleli, sest ta sai aru või tiim teadis, et see mootor on selline nagu ta on, et Rootsi rallist ajast juba natuke jukerdanud ja Tänak jõudis esimese katse finišisse, siis ta ütles, et kõik temperatuurid on laes, jõudu ei ole, et imedum üldse päeva lõpuni jõudis päeva lõpuni. Seal 3. katse finišis oli, ma arvan, päeva kõige parem asi, ütles, et uskumatu mootor, et temperatuurid on nii laes, aga ikkel sõidab ja naeris seal, aga see naer oli selline pooleldi läbi pisarate ehk siis ma võtan siit mõne siis küsimuse, et alustame näiteks Ingmari küsimusest, et kui hooaja peal oled sa, ma loodan, tähendab Roland Poom, et sa see mootorit saad, oled kõik endal selgeks teinud, et see tundub päris keeruline, et vist on ühe auto kohta 2 mootorit, see on vist see esmane, kus me alustame rääkimist, on ju? Jaa, absoluutselt, 2 kraadi. Teile natuke oli minu jaoks segane, et ütlesin küll, et mootorid on plommitud, aga et kui palju siis sisuliselt ikkagi teha seal on mingite detailidega võimalik või kui suures ulatuses see plommit on, siis tegelikult ikkagi vastus on see, et 2 mootorid on sisuliselt täies ulatuses plommitud ja vahetada võib põhimõtteliselt õli ja ala süüteküünlaid, et ega tegelikult ei saagi mitte midagi rohkem teha. Okei, võtame Ingmari küsimuse ja võtame need küsimused läbi, et ma tänan kõiki küsijaid tõesti meeldivalt palju sel korral, ma ei tea miks, et siin mõni suvel ikka ikeldas vahest, et kiidan kõiki. Tõenäoliselt tahetakse seda Timo Enise pilti ja mis on õige, tahaks ise ka. Ingmar, kui hooaja peal on lubatud 2 mootorit ja neid kõik on omandega läbi, kas siis on mingi võimalus võtta uus mootor või järgneb sellele automaatselt karistus? Et kas võib tekkida olukord, kus Ott sellest karistusest hooaja lõpus ei pääse, kuna masinale pole enam võtta tervet mootorit? Kuidas sina oled sellest asjast aru saanud? Selgita mulle lahti. Nii. Ma kohe loen sulle ülihea, hästi kirjutatud teema selle kohta üles, kus täpselt olid, mis siis saab, kui mootor on ikkagi ka teine mootor on nii-öelda läbi. Ma otsin selle kohe ülesse. Jah, ma ütlen, Ratoni küsis täpselt sama asja üsna identselt, et Ratoni on loosis sees, ära muretse, ei lükad su kirjaruuri kõrvale, lihtsalt Ingmari oma oli siin mulle silma all. Nii,
tänan eelkõige siin praegu Rauno Paltserit, kes väga hästi kirjutas lahti selle ja ma ei hakkagi oma sõnadega seda rohkem lahti kirjutama, sest täpselt ta vastas kõikidele küsimustele ära, tõenäoliselt oli neid küsimusi sadu ja sadu. Aga et mis siis saab, kui ülejäänud hooajaks sisuliselt terveid mootorid ei ole? Et kas siis peab hakkama nii-öelda pooliku mootoriga võistlema? Ja Rauno Paltseri poolt siis lahti kirjutatud tekst. Vastus on siis selline, et see on üks variant, kuid arvestades, et eestlased on Hyundai meeskonnas kõige paremal positsioonil, on üsna tõenäoline, et nende Tšiili ralliauto saab järelejäänud rallideks kas siis Formeau, Neville'i sõiduvahendi. Ja alati on ka variant, et juhul kui see mootor elab Tšiili ralli üle, siis meeskond otsustab mitte riskida ka teise mootori laiali lendamisega, siis vahetab selle Kesk-Euroopa ralli eel ära. Et siis saab selle eest määratud ajatrahvi see võistluspaar, kes sinna autosse võistluseks nomineeritud on. Ehk siis minu meelest ülihästi detailselt ja kõik tänud saadke otse Rauno Paltserile. Ehk sisuliselt autode vahel, võimalik on autosid sõitjate vahel vahetada, aga kui ikkagi mootor üle ei ela, siis tuleb võtta järgmised rallit ajatrahv ja nii ta sisuliselt siis on. Kaks mootorit on kaks mootorit per auto ja midagi teha ei ole rohkem. Üks asi, mis mulle endal on segane, võib-olla sellest aru saanud, autosid on ju mitu. Et hetkel, kui nad sõitsid Tšiilis, eks ole, nende autodega, siis mingid masinad ju tegelikult on juba teel Kesk-Euroopasse jutumärkides, eks ole, et tegelikult on üle mere rallide autod ja siis on, eks ole, Euroopa autod suures plaanis, hästi liialdades, et tõenäoliselt neid Tšiili ralli autod tõenäoliselt mitte ei lähe järgmisele rallile, vaid lähevad tehasesse, et sa sellest oled aru saanud, kuidas see loogika toimib? No selles mõttes, et see ikkagi ei ole nii, et meil on 20 autot meeskonnal või 10 autot meeskonnal ja nüüd meil on võime nüüd autosi vahetada lõputult, et siis me nii-öelda saame reeglitest mööda hiilida, et see on ikkagi 3 auto kohta käib see ja ütleme siis ei ole vahet, kas sul on garaažis 10 või 20 autot, et sa ei saa sellest kuidagi reeglitest kõrvale põigata, et kui on sul plommitud mootorid, siis sul on plommitud mootorid ja nii on, et olenemata mis sisuliselt, et mis kere peal nad sul istuvad. Aga tänatus selles plaanis on ikka kahju, et üleüldse see Hyundai oli täis pask, ükski auto ei liikunud, aga see, mis see tänatud, et kuidas see üldse Colin Clark käis ka seal vahepeal, ta ütles, ta pole sellist asja näinud, et ühel rallil ühel mehel on 2 vigast mootorit, et üks ei toimi ja siis pannakse teine ja see on pekkis. Et kuidas sa saad sellest loogikast aru, kuidas saab olla niimoodi, et sa tead, et sul on mingi vigane jõuajam, et kuskil Rootsis oli juba perses ja sa tead, et see on see vigane. Ja see vigane mootor on Ott Tänaku varumootor. Miks tema? Miks mitte Formeau, miks mitte Neville? Seal peab olema mingi loogika taga, mida meie ei saa vist aru. Või siis eeldati, et mitte midagi juhtub. Mingi ju error seal on sees, kuidas põhimõtteliselt praeguses olukorras peaks kõige paremad asjad minema Tänakule, sest tal oli vaja, et ta siin pühapäevast võtaks 10 punkti. Selle asemel võttis 1, sellepärast, et ta laias laastus oli nii, et kui selle lased seal 10 kilomeetrit, siis põhimõtteliselt kõik temperatuurid on laes, jõudu pole ja kõik, eks ole, et sisuliselt võidu ei saa ju sõita päris tippudega. No jah, eks see on selles mõttes Hyundai meeskonna sisene selline võib-olla, kuidas öelda, nõrk koht alati olnud, et kuidas mingid ettevalmistusi teha või kuidas meeskonna siseselt mingeid asju sättida, et nagu sai ka öeldud, siis sisuliselt on võimalik ju ikkagi mootor nii-öelda sõita teise autoga, kus on teine mootor, teada, et on korras mootor, aga loomulikult ei olnud ju rallil mingit infot või mingisugust tagasisidet selle kohta sõitjate poolt, et see mootor, millega rallile mindi peale, oli probleem, et see probleem tekkis ikkagi ralli käigus. Kus see tekib? Halb ebaõnn, siin ei ole midagi, me ei saa öelda, et kuidagi nüüd Oti auto sööb mootorid, ei söö, see on lihtsalt halb ebaõnn ja ega midagi teha ei ole, aga nüüd on küll see koht, kus tegelikult on meeskonna siseselt on vaja nagu väga selgelt aru saada sellest, et mis see taktika nüüd edasi on. Kas proovitakse ikkagi nagu Otile
mingi teine mootor panna või tuleb võtta trahv või kes selle trahvi võtab siis sõitjatest, et mootorivahetustrahv nii-öelda. Et see on nüüd küll tegelikult enne Kesk-Euroopat nagu päris huvitav, ma arvan ka jälgimine rallifännidel selline lisanüanss juures, et mingisugune lahendus siit tõenäoliselt tuleb, sest need mootorid, mis Oti autoga siis seotud on, no nendega ei ole võimalik hooaega lõpuni sõita. See on selge, ma arvan kõigile, et keegi kuskil peab nüüd võtma selle 5-minutilise ajatrahvi. Ja see on, me teame kõik, et kes see on, see on Formeau, siis ta on neljast rallist 3 on lihtsalt, ma ei tea, ma tahaks ropendada, mis ta on tehtud, ütleme, on siis tehtud pahandust talle, et selle mõttes täitsa ebaõnne. Antusel mehele kuulutajad välja, et on järgmise hooaja 3. sõitja ja saab palganõrgendust või tehki midagi. Mul sellest meest hakkab kahju juba. Lihtsalt topitakse seda meest järjest iga nädal õudne. Priidit küsis, ma panen vahele, see on küsimus võib-olla isegi reedest, et tänasesse sobib päris hästi. Mida on 2 ralli vahel reeglite põhjal lubatud autor teha? Et kas mootor võib lahti võtta, mis detaile vahetada, mida täidurastiga teha, et mida võib remontida, mida hooldada, mida vahetada, et mis räägi selline üldloodika lahti? Mootori puhul oli küsimus või? Üleüldse, et mis räägi lahti, mis võib mootoriga teha, mis detailidega võib, mis käigurastiga võib teha, et mida võib vahetada juppe, mida ei tohi üldse teha, et selgita see lahti. No lingitud rallide puhul väga palju teha ei saa, et seal on sisuliselt ega tegelikult jah, lingitud rallidel on siis mingit nii-öelda diffrit vast võis vahetada ja seal on nagu, ütleme, suures pildis nagu väga ei saagi lingitud rallidel midagi teha, et need seaded ja otsused, millise autoga ja mis seadetega ja kuidas minnakse vastu lingitud esimese rallile, siis see võib olema nagu väga hästi läbimõeldud, et need jäävad ka järgmisele rallile. Aga kui rallid ei ole lingitud, siis selles mõttes on lihtne, et kõiki seadeid, kõiki, ma ei tea, turbod, värgid, särgid, et siis on nagu võimalik ikkagi kõike vahetada, muuta ja seadistada. Et selles osas liiga palju reegleid pole, aga jah, lingitud rallid on need kõige keerulisemad osad just. Ožeel 224 punkti, Evansil 222, Roomperel 203, Tänatul 181, vahe 43 punkti ja 3 rallit minna. Ütleme nii, et kui Tänat siit tuleks maailmameistrina välja sellises seisus, see oleks vist üks ralli ajaloo suurimaid imesid. Jah. Jah, nõus igal juhul, et jah, nõus. Ma siin pikalt ikka räägin, nii on. Et ega seis on selline, nagu kõik teavad, et on ja eile ma ka ütlesin, et Oti vaatest on ikkagi ka see üritus läinud ja okei, selles mõttes, et ma vaatasin ka siin taaskord täna siis kogukolmusspordi vahendusel ja Urmo Aava oli ikkagi seal väga optimistlik, et 105 punkte laual, et kõik on võimalik. Urmo Aava on müstiline mees, et ma arvan, kui ta siin 10 aastat tagasi mõtlesime, teeme Eestis MM-rallit, siis kõik vaatasid, et see mees on idioot, mida sa ajad, see võimatu, samamoodi ta vaatab seda tabeliseisu, vaatab, kõik on tehtav, ta ongi Eesti suurim ralli optimist, et meil läheb vaja kellelegi raha turuda, jah, me saame seal 500 000 rahepäeva kortu ja see mees, ütleme, et ta ongi teistsugune mees, et ta ei ole, sina oled seal selline küünik on ja loed, kõik on läbi, mitte midagi ei saa teha, kõik on halvasti, vaata, aga see mees, see on hoopis teine. Ei, see vastupidi, kõik on lahendatud, kõik on tehtav minu vaatest. Aga kusjuures veel lisavärk see, et Urmo ütles, et tema hakkab homme oma telefoniraamatut läbi võtma ja helistama kõigile, et nüüd on raha vaja rallisse. Et vägev mees, Ei, ma räägin. Nii, lähme siis seekord, mulle meeldib, võtame ette MM-sarja üldseisu järgi, vaatame, mis need mehed tegid ja selle järgi lahtame nende rallit. Nagu öeldud, Sebastian Ogier Tšiilist 35 võimalikust punktist 35 on ja tõusis MM-sarja liidriks. Millal? Siis kui algavad fucking asfaldirallid, et täitsa nagu välja arvestatud. Väga täpne. Ja mees oli täna esimeses katses peale, ta oli esimese hommikul nägu peeredes peast, ta oli kuidagi hästi õnnelik. Ja selle punkti katse me nägime nii keskendunud pingutavat Ožeed, me vist polegi näinud aastakümneid. Vend oligi
mingi peas veresonned olid lõhkemas ja möllas. Küsib meil, teeme siis ühe küsimuse ka, et Ingmarilt. Kui Ogier tuleb sellel aastal meistriks, kas te arvate, et ta tuleb järgmisel aastal tiitlit müüdma, et saada lööbist neid enam? Et kas teeb sarnase hooaja nagu praegu oli, et pool hooaega ja vaatame, kas annab esikoha peale sõita. Et Ogier on nüüd suur soosik, sest et meil on ees 2 asfaldirallit, Kesk-Euroopa ja mingi asi veel, mul on brain freeze, et kuidas sina seda asja näed? Kõigepealt Ogieri puhul tõesti see nagu, et kui juba Ogieri näost need sellised grimasse, mida ta tegi seal, et siis on teada, et siin nagu nähakse kõvasti vaeva, tehakse kõvasti tööd. Aga no ma ei oska öelda, no ütleme sinu väljend ka, et tulla teha poolikut hooaega on võib-olla natukene selline optimistlik, et poolik hooaeg on tähendanud seda, et 3 etappi on vahele jäänud, et mitte siis 7, mis tähendaks poolikut hooaega. Sa ei nahuta mind selle Ingmari küsimus, et nahutad Ingmarit, ma rõhutan, et mina ei mõelnud seda välja, ma lugesin kirja ette. Ei no ma arvan, et ega selles mõttes me oleme ju nüüd mitu aastat näinud, mis on Ogieri eelistused ja mida ta teha ei taha. Et ma arvan, et me näeme hooaja alguses suhteliselt sarnast hooaega, kus Monte sõidetakse ja edasi tuleb paus sisse mõneks ajaks. Ja siis hakkab ta sealt noppima. No tõenäoliselt võiks samamoodi ta liikuda nagu see aasta. Peaksime võtma kalendri ette, kuidas täpsemalt väiksed kalendri muudatused on, mis veel jaotud. See aasta sõitis ta Hispaania, Portugali ja Itaalia järjest on ju ja Kreeka ka. Kui tuli Eesti paus. Ja, kas sa sellist asja ei välista, et ta teebki mic drop, et võtab see tiitli ära, ütleb, nüüd on kõik. Et lihtsalt selles plaanis, kui ta praegu lõpetaks tiitligi ära, me muidu ei ruttame ette kõigest. Kas ei oleks nagu stiilne öelda, et noored mehed, ma olen kuningas ja kuningas lahkub tipus ja nägemist, noored poisid muidugi tänat on mingi 37, aga laias laastus saaks öelda, et ta lõpetabki nagu mega ja kõigile meil jääb see, et teadmine, et kurat, järgmine aasta võiks olla tõenäoliselt maailmameister ülejärgmine. Meil jääb umbes nagu kui Rovampere jättis hooaja vahel, siis ma olen kindlad, et Rovampere oleks selle tiitli võitnud, kuigi vaadates tema praegust hoogu, mine sa tea. Et tal on see võimalus teha selline paunuga minek, et anna olla. Jaa, ma arvan, et see ei ole variant, sest tegelikult tuli juba selle ralli jooksul ka vihjeid tema poolt, et meeskond on huvitatud ja tema on huvitatud. See tähendab seda, et ei tule mingit mic droppi ja koju minekut, et ma arvan, et ta ei suuda kodus istuda lihtsalt. Kas ta on mingi virisev naine või lapsed pröötavad või mis värks on, et kurat, sa ole kodus nüüd. Haigus selle spordi vastu ja ta lihtsalt ei suuda sealt eemale astuda, et ma ütlen täiesti ausalt, et ma nagu hetkel ma tahan näha Ogieri tiitlit, sest see lihtsalt nagu nii sürr, kui sul jätad 3 etappi vahele ja tuled võtta tiitli ja kuidas veel võetud oleks see. Et ma olen Ogieri poolt 100 praegu, see on vägev, mida ta teeb, aga ma tahan näha, et see auto antakse juba ära kellegi teisele ja Ogier tule siis tiimi juhiks, et Latvala on selline nagu ta on ja need teised sommid on ka seal mõttena ausad kogu aeg väikse alkoholi vine all, et tahaks nagu näha mingit päris juhti seal, et tule siis juhi tiimi näiteks või midagi. Aga ei, ma arvan, et ta ikkagi sõidab aga milline see hooaeg saab olema, ma arvan, et ehk tegelikult see aastagi ei olnud mingit ju pilti ees enne, kui ta nagu ütles, et davai, nüüd me sõidame kõik lõpuni, aga ma arvan, et ta isegi ei teadnud see hooaeg, et mis saab, et vaatamegi jooksvalt, mis saab ja jätabki vahele need etapid, mis talle üldse ei meeldi. Ja ta Eestisse ka kindlasti ei tule, sest ta ütles ka mitu aastat tagasi juba, et tema Eestit ei sõida rohkem ja pidas sõna, et ma arvan, et me näeme, hooaja algus saab kindlasti olema sarnane nagu praegu, kus tehakse, nagu ma ütlesin, tehakse Monte ja siis tuleb pikem paus. Et nii ta läheb, aga mind pigem just huvitab see, et mis saab tegelikult sellest, et ma olen kindel, et Solberg saab oma auto. Aga et kas siis Ogier ja Bajari võiks seda jagada, sest tundub nii kahtlane, tundub täiesti kahtlane see, et Toyota tooks veel ühe auto juurde. Aga mine tea, on ju ka F1-s täiesti normaalne, et sõidavad mitu meeskonda on nii-öelda ühel tiimil on ju, et miks mitte ka siis ka WRC-s nii-öelda täis 3 autot ja 3 autot võib-olla. Okei, huvitav, kas saaks teha mingi sellise nii-öelda poolelt eratiimi, et lükkad Ratsuta ja Solbergi lükkad mingisse monster rallitiim, et lihtsalt, et oleks äge, et siis meil on 4 tiimi ka.
Eders ideel, see oleks päris äge idee ju. Oleks küll ja tegelikult ju ka M-Sport oli ju Stobart M-Sport World Rally tiim samal ajal kui Ford oma tehase toega toetas siis nii-öelda põhimeeskonda, on ju. Et oligi kaks nii-öelda ühes tehases toimetavad kaks meeskonda, kus üks oli erameeskond ja teine oli ikkagi tehase meeskond. No selles mõttes praegu on ka löödud see oleks üli lahe mõte, jah. Et praegu on ka see Toyota Gazoo löödud nad kaheks, et on üks ja rats, mõlemad teenivad punkte, et noh, MM-sarjas on just, see on selline tobe formaalsus, et tegelikult võiks selline mingi äge pull ära teha küll. Elfin Evans, ralli teine, pühapäeva teine, punktikatse kolmas, MM-sarja teine ehk ja punkt on ka siis 2-2-2 ehk kõik on number 2 sisuliselt. Ožeest 2 punkti maas, aga aus võitlus, 1-1 võitlus. Ožee ise sopperdas natuke seda isetis ka, et oli Paraguay ralli tuli palju paremini välja, et siin oli sellised apse, et hommikul läksid aia taha ja kõik need jutud. Aga Evans ausas võitluses jäi Ožeele selgkorral alla. Mida muud ei olegi. Jaa, aga selles mõttes ju tegelikult pani kõvasti ja ma arvan, et jälle üle pika aja nägi Elfin Evansit, kes nagu elas rooli peal, vaata. Et ta vahel nagu, minust mingid etapid siin juba nägime, kus ta oli jube mugavalt see toolis istus, aga praegu ta ikka nagu ta sõitis ja nägi purja vaeva tegelikult kogu aeg ja kaotus 11 sekundiga sellises võitluses, mida me nägime Ožeer, mingid 2-3 katset oli, kus ta andis nagu aega ära hommikutel, aga üldjoontes oli ikka Ožeeri poolt võimas ralli ja võimas tagasitulek, et selles võitluses 11 sekundit Ožeerile, no ütleme, et selle tempoga nagu vastu panna Ožeerile veel, no ei jää lihtsalt enam tee peale, noh. Seal ei ole võimalik lihtsalt enam selle tempoga nagu mitu meest ilma vigadeta tulla, et kumbki nagu peab selle loo alla tooma või reaalselt või see auto jääb sinna tee äärde, et ma arvan, et Evansil lihtsalt ei olnud enam mitte midagi vastu panna sinna, see oli lihtsalt, ma arvan, jah, maksimum võetud, mida võtta annab. MM-sarja kolmas mees, Kalle Rovampera, 203 punkti ehk Ožeest 21, aga no, mis asi siin on jama on muidugi see, et ta oli selle ralli 6, pühapäeva kolmas ja punktikatse 5, et kui seal kõik võtsid finišis suurte pikkade juttudega selle ralli kokku, siis noh, erand oli Rovampere, kes ütles, et ka see nädalavahetus polnud mitte midagi ilusat ja vihjas ta sellele, et Paraguay läks aia taha poolt, noh, oli küll kiirust rohkem seal, et võitis katse võita, aga seal oli koht kehv ja nüüd teine selline järjest selline nädalavahetus, et kuidagi kahtlen, et noh, katse võita sai ta 3 ehk seda võib öelda, Ožee võitis 6, Rovampere 3, täna 3, aga ausas võitluses oli tal võimalik ju kinni püüda tegelikult justkui see Pajari, aga olgem ausad, Pajari lihtsalt oli, ma ei saa öelda nüüd otseselt metsikult kiirem, aga päeva alguses alustasid nii, et neil oli vahe 32,8 sekundit ja nad lõpetasid päeva nii, et nende vahe oli 32,3 sekundit. Pühapäevaga Kalle Rovampera võttis Sami Pajarilt tagasi pool sekundit. Mis toimub? Mis toimub? No ma ei oska öelda, mis täpselt toimub, aga tegelikult ega võtame rehvi purunemise maha minut 12, see vahe oleks seal 23-24 sekundit võitjale. Jah, ta oleks ikkagi, et oleks poodium. Aga ta oleks ikkagi Ožee, Evans, Rovampere oleks seis, et ikkagi oleks nii. Seda küll, aga kui jälle võitluses sees oleks, me ei tea, mis seis oleks, et võib-olla võitlusmomendis oleks ikkagi mingi käik veel juures olnud, mida panna ja näidata, et praegu sisuliselt võitlis ikkagi tegelikult, olgem ausad, Pajari oli hea, selles mõttes me ei saa öelda, et Pajari ei oleks olnud hea, et see tähendab, et Rovampere oleks pidanud ikkagi selgelt nagu Ožeeri tempos olema vist, ma vaatan korra tänase päeva kokkutes, Rovampere jääb pool sekki kiirem, 12 sekki Ožeerist ja siis 7,8 Evansist maas, et ma ütleks, et Rovampere ei olnud mitte kehv, Ožeer oli lihtsalt täna niivõrd hea ja Pajar oli ka lihtsalt täna väga hea. Mis tähendab üldse tegelikult kogu nädalavahetuse jooksul ma ütleks, et Pajar oli väga hea ja täitis kõiki oma ülesandeid. Et see on lihtsalt üks 2 rallist, kus Pajar oli kiire. Ma tean, et võime arvata 99% kindel, et tuleb Kesk-Euroopa ralli ja Pajari on oma sellest see tempo on läinud, et nii lihtsalt on. Seal nendelt 2 rallilt Soome ja Tšiili tal on eelmise aasta kogemus all. Aga ei, ma ei tea, Rovampere puhul mitte
kas ma arvan, et seal oli ka selline pool loobumine juba pärast seda rehvi purunemist ja see toimus väga ralli alguses. Kas Rovanpera, arvestades järgmised on Kesk-Euroopa ja Jaapani asfaldirallid, kas Rovanpera võib hellitada lootusi, et ta suudab Ogier kinni püüda või need on nii Ogier rallid, et 121 punkti on, isegi selles vaates on palju? No jah, selles mõttes, et ma arvan, et on palju, et vaata, nüüd asfaldiralli tuleb ka see, et Ogier saab nagu väga hea stardipositsiooni. Et teistpidi nagu rumal lugu on ju Rovanpera jaoks, et kolmandana startis juba, eriti kui see stardib Sebastian Ogier, küll ta oskab lõigata niimoodi, et teistel on väga must see tee seal taga. Et eks Kallel saab väga raske olema, aga no vaatame, et tema jaoks võimalus veel on. Jah, et meil on see hooaja lõpus on see üllatusmuna Saudi Araabia, millest ei tea keegi midagi. Aga 4. oli Ott Tänak, seda me ütlesimeselt rallit 1.5. Thierry Neuville 166 punkti, 15 punkti Tänakust, et me lõppkokkuvõttes hooaeg võib ka nii lõppeda, et Neuville on parim Hyundai, aga temal see tiitlilootust ei ole, et Neuville siis oli 4. Tema võib-olla selle ralli suurim oli 2 suurt saavutust. Üks oli see, et suutis hoida Bajari enda selja taga viimastel päevadel ja teine oli see, et punktikatse teine koht, aga võib-olla siin on see paslik aeg ära rääkida, selgita mulle, kuidas saab olla, et Hyundai'd laupäeval, pühapäeval lihtsalt ei liitunud. Lihtsalt, ma mõtlen siis Fourmont ja Neuville'i masinat, et neil ei olnud mootori probleeme. Nad lihtsalt ei liitunud ja nad ütlesidki, Fourmont tegelikult oli ausam, aga räägime rohkem Neuville'ist praegu, et lihtsalt need katse iseloomud ei sobinud, ma ei saanud aru, ta ütles, et võib-olla pehmem tee ja mis iganes, et kui olid need kiired voolavad teed, siis oli Hyundai kaksik juhtimine elulill ja kui tulid need natukene tehnilisemad, aeglasemad, pehmemad, mis iganes teed ja no kurat, siin vaata, et siin halvemal juhul oleks võinud ju minna nii, et Hyundai'sid pole kuskil, et no täitsa tempost väljas, et täitsa ulmena. No päris ulme jah, et õnneks muidugi Ott nagu päästis Hyundai mainet sellega, et kui ta sõitis, siis kas ta juhtis rallit või ta võitis katseid tagasi tulles. Et selles osas ma ei saa öelda, et Hyundai kehv oli, et nii palju kui Ott sõitis, oli ta väga kiire. Aga nüüd, kui võtame Neuville'i, no ega mina saan ainult lähtuda ju ka sellest, et mida ta ütleb. Ja ta ütles, et ikkagi nii kui on mingisugused rööpad ka, siis auto balanss on võitleb balansiga, et see on nagu täiesti paigast ära, kaotab esiotsa kurvides ja siis oli mingi rehvi küsimus, et ta ei suutnud manageerida väga seda rehvi majandust, et ta hoidis liiga palju, kulumist sisuliselt ei olnud ja lõpus kommentaarid lihtsalt, et ma olen väga rõõmus oma sõiduga ja väga hea katsel ja ajad on 6 ja 8. See oli nii hea, ta läbi päeva ütles, ma tegin ideaalse ratse, ma tegin väga hea läbimise, et ma ei tea, ma tõesti ei tea, et see auto, no ei olegi see, ma ei tea, kellele ta seda rääkis, kas see oli tiimile vihje või, et ta ütles, läbi päeva, minu arust ta viimased pool rallit oli see, et ma tegin superkatse, mina tegin superkatse, näed, ma raadsin mingi 20 sekundit paremat, mis ma teha saan, vaata. Et ma ei tea, kas see oli selline vihje sellele tiimile, et kurat, et võtke midagi ette või selles mõttes jutt oli natuke selles mõttes naljakas. Ei no, aga tegelikult on nii, et kui sul on ikka maailmeistri ees, kes eelmine aasta tegi väga hea hooaja, pole ühtegi halba sõna öelda, siis need on kõik, see tundub nagu nii sürr, et lihtsalt mõni kuu oli vahel pausi ja tullakse tagasi, oma vigasi ka loomulikult, et nii ta on, aga jällegi ma tulen selle juurde tagasi, et Ott sõitis väga kiiresti ja kui me eile lahkasime Otti üldse selle hooaja tulemuses, siis need on väga head ju tegelikult, et mis ma lugesin ette, et Ottil oli Montes oli probleem, kus oli oma sõiduviga alustuseks pärast, kas ma ei mäleta, see oli mingi tehnilist jama ka või olnud Soomes siis sai 5 vintsa karistust, on ju, ja siis oli Kanaaride see ikaldus, kus ükski Hyundai ei sõitnud, et tegelikult on 3 rallit, millest ühes pahmerdas ka ise ära ja Soome pahmerdas ka ise ära selles mõttes ju, et tegelikult auto pole olnud kiire ainult, auto ei olnud kiire Montes ja auto ei olnud kiire Kanaaridel, ehk siis mingisugune
mingisuguse pildi saame siin ette, et asfaldirallid. No, ei, see on jutt, jutt on, selles mõttes ma vaidlen kohe vastu. Fakt on see, et sel aastal on 11 etappi olnud ja Hyundai võitnud neist ühe. Et sa ei saa öelda, et see autol pole häda olnud, vaata. Sul on Neville on maailmameister, sul on Tänato maailmameister, see auto ja kurat see liigunud selles mõttes, et sul on vahe seal tootjate arvestus mingi 150 punkti Toyota kasuks, 10-1 on Toyota peal ja no see 2 päeva täielik ämber, see oli ämber, see võidusõit ei olnudki. Neville võitleb sellega eest, et ta suudaks Bajari tuleb tänalt lähemale ja tuleb ja Neville kuidagi hädaga hoiab seda mees seljadega, no see ei ole normaalne, et see Hyundai'l on midagi totaalselt valesti, et siin on mingi Jotterik asutatud, mis iganes, et tegelikult see Tšiili ralli 2.–3. päev, see oli täilik jama ju. Ma ei oska suga vaielda, aga ma väga ei viitsi ka sellesse liiga palju süveneda, sest me teame, et Ott on nagu parim autoarendaja tõenäoliselt sellest satsist üldse, kes suudab autos üles ehitada ja kõik need autod on ühel hetkel nii-öelda Oti arendatud ja üles ehitatud ja kõik nad on nii-öelda kõik, mina ütleks, et Hyundai peab ja on okei, me ei saa öelda, et sellega on tiitel võidetud, et ta nüüd ei ole hea auto. Jälle Oti tulemused, kui me montetame välja 4-2, siis oli Kanaarid 6 ikaldus, siis oli 2-2-1-1-2, Soomelis ikaldused Paraguay oma probleemid, mis seal oli. Et ilmselgelt see auto on kiire, aga nagu probleem on võib-olla selles, et üks sõit on ainuke, kes suudab siis võite tuua. Et kui siin on 3 sõitest üks, kes suudab võite tuua ja versus Toyota, kellel on siis põhimõtteliselt kõik sõitjad välja arvatud, ma Katsutast ei räägi siis, et Evans, Ogier, Solberg veel isegi, Rovampera, kõik suudavad võite tuua, siis praegu ma lugesin 4 mees, kes toovad võite, siis Hyundai'l on 1 mees, ja eks see statistika hakkab sealt peale. See, et seal on mingisugused autoseadistusküsimused, mis ei ole mugavad sõitjatele ja mulle tundub kusjuures, et see, kui Ott räägib, et tal ei ole mugav selle autoga sõita, tema otsib lahendusi, aga siis Neville nagu minust läheb selle jutuga kaasa, isegi kui tal nagu pole hullu, et see on hea koht, kuhu nagu öelda, et mul ka see auto balanss on paigast ära. Ma ei tea, ühesõnaga minu jaoks segane teema ja tulemustel otsa vaadates ma ei saa öelda, et see auto mingi õudne past on. Jah, okei. Roolap ropendas, kuulsite ja teeme suure märk ja MM-sarja 6. mees, Takamoto Katsuta, selle ralli 7. mees, 6 punkti juurde, aga mis on oluline, et sulle ta MM-sarja kokkuvõttes on jätkuvalt Furmo ja Bajari ees. Katsuta, võta mul ühe lausega see Katsuta ralli kokkuvõtt. Õnnetu esimest korda, seda ta ütles põhimõtteliselt igal pool, et sõida olen esimest korda, et ei saa pihta. Ja nii oligi. Võitis Munsterit, õige, peamine Katsuta versus Munster tuli ära Katsutale. Aga jah, võta mulle kokku, õige. Väga ei tahakski seda kokku võtta. Võta ühe lausega. Mis sulle, ütle ühe sõnada, võta ühe sõnada siis kokku. Õnnetu, läheme edasi. Adrien Formeau, 7. mees, MM-sarja kokkuvõttes, aga mis peamine, poodium tuli ära, täna viskas seal mingit, üritab ka natuke nalja teha seal katsetes, mingi tsiteeris Apat ja rääkis, et kuidas vaatasid hirmud, ega vihma ei tule, et läbi see päeva ajas natuke seal katse finiši intervjuudes segast, mida mina alati kiidan, lõpuks ometi võetud poodiumit ära, tuleb kiita ja üleüldiselt ja jättis Neville'i selja taha kah asi, et ausas võitluses, et igati tipp-topp, et Formeau'l siis sel hooajal 3. poodium, et aga 3. kohast ei saa kuidagi üle, 3. kohta nüüd, et so and so. Jah, ma arvan, et ka, tema poolt väga okei töö, et eks ta ühel hetkel ka tegelikult ju sõitis ja hakkaski sättima oma poodiumi kohta lihtsalt ja kõik üleliigsed riskid sai maandatud, et autoga midagi ei juhtuks, ise mingit jama ei korraldaks. Aga esimene päev oli ju ikkagi vägev. Mindi päeva, need õhtu lõpetati ikkagi liidrina ja püsiti veel ka seal pärast 7. ja 8. kiiruskatset. Olgem ausad, kui laupäev attas, siis oli selge, et ta seal ei püsi, et see laupäev attas Suurbritannia ralli põhimõtteliselt on ja siis oli läbi ka, et laupäev pühapäev üsna, konkurentsis ei olnud, et oleks olnud 3 reedet. Võib-olla räägiksin, et Formeau
vägev esikoht ja elulilla, ta lihtsalt mõnes mõttes ei saa isegi talle mitte midagi ette heita. Mul on tunne, et ta võttiski sellest autost sel korral suht maksimumi välja. Ja, kui see nii-öelda viimaseid takkas, siis jah, see kaotus läks suureks, aga jälle see päeva teine pool lõpus ikkagi ka 2/3 aega ja kuidagi nagu mingi rütm sai tagasi ja kommentaar oli ka see seal ka siis laupäeva viimasel katsel, et ma tõesti nagu väga proovin ja üritan. Ja aeg siis kolmas aeg ja no siis oli pühapäev oli tema jaoks läbikulgemine, et ta lihtsalt kommentaar oli lihtsalt see, et ma tahan poodiumit, et ma lihtsalt toon autot lõpuni. Et ta vist oli, et ütleme kõik arvestades, ma arvan, et päris tubli tulemus. Et ta vist see esimese päeva ratsefinišis ütleski välja, et nagu näha, et ma kõrgimale sõidugi enam ei saa, et seal oli näha, et me ei püsi siin tempos, et siis ta selgitas selle asja lahti, et nüüd on ainus asi see poodium roju tuua. Tõi MM-sarjas mees number, no super või õige pani, ma võin see tabeli seisub kinni vahel. Mees number 8, Sami Pajari, sellelt rallilt 14 punkti, ehk siis ralli 5 punktikatse 4, pühapäeva 4, pidas võitlust suures plaanis Ott Tänakuga, pühapäeval jäi ette ja täitsa sõidumehe moodi oli, et mul täitsa rõõm oli vaadata, olgem ausalt, peale seda suurt ikaldust, et oligi üks ühele võitlus, suutis seal, täpselt ta hoidis, ta püüdis, ta oli Neuvilli ja Rompera selja taga, me kõik arvasime laupäeva hommikul või laupäeva lõunal, et Kalle läheb temast mööda, aga reaalsuses tema hakkas Neuvilli püüdma, mis on nagu selles mõttes ikkagi kõva saavutus. No igal juhul kõva saavutus ja mis sai välja öeldud neljapäeval oli see, et me tahaks näha vähemalt top 5 tulemust tema puhul, mis siis oleks ausas võitluses välja teenitud ja see oli ausas võitluses välja teenitud, kus 2 meest sõitsid rallivõidu nimel ja seal ees ikkagi ka Pajari surus väga 4. kohta Neuvilli peale, et oleksin võib-olla veel mõni katse, siis võib-olla isegi oleks võinud seal mingi kohas switchi näha. Et Neuvill lõpuks power stage'iks särkas, aga ülejäänud päev tänane oli ikkagi selline kulgemine. Et pole midagi halba öelda, aga jällegi see oli see, mida me tast ootasime, mis ta pidigi tegema, et samas ei olnud midagi üllatuslikku, et üllatuslik oleks see olnud, kui ta oleks väga halvasti siin sõitnud, et see oli, nagu ma juba mitu korda ütlesin, see on 1-2 rallist, mida ta eelmine aasta tegi ja tal on selle ralli kogemus olemas, tal oli selle ralli legend olemas, videod olemas, analüüsi sai tehtud kõvasti, täpselt 100% sama ralli, ehk ta pidigi siin seda sõitu tegema. Ma ütleks, et see oli nii-öelda minimaalne tulemus, mida ta pidi tegema, aga ta vähemalt tõestas, et tal see kiirus olemas. No parim asi, ma kiidaks kõige rohkem seda, et enne seda punktikatset oli see vahe 3 sekundit ja ta reaalselt läks Neuvilli jahtima. Et ma võtan seal 8 kilomeetriga, üritan seal 3 sekundit tagasi hoita. Et kogu see hooaeg on olnud see rehvide säästmine, stabiilselt kindla peale sõitmine, bla, aga lõpuks ometi me nägime, et Pajari üritas ja see on tubli. Ja MM-sarja 9 mees üldarvestuses, aga ralli katsarvestuses siis maailmameister Oliver Solberg, eladu. See lõpuinterkas või koduse asi oli üsna sümpaatne, et kui see Oliver seal üle finišijoone tuli, siis isa Petter jooksis seal kuskil üle aedade, läksid rallistas, siis tuli ema rallistas ja kihlatu rallistas, siis ta ise see lõpuinterkas oli ka, et et pole ju paha ja et mis ma oskan öelda, et uskumatu tunne ja tunded üle pea, et selline suur kergendus, et selline oli näha, et see ralli katsvõit, me võime küll mõelda, et suht suva asi mõnes mõttes, eks ole, eriti Solberg on juba võitnud ka päris rallisid, nagu näiteks Eestis. Läks korda ja õnnitleme, et päris sellist võitlust ei tulnud, kuna Rossell ja Greensmith landasid välja ja Solberg on vägev, pole mitte midagi öelda, jah. Ja, ta igal juhul vääris ja olgem ausad, ega ka selle Rosselli olemasoluga ta oleks tõenäoliselt selle
töö ära teinud, et tundus jälle, tempo oli olemas, et noh, tal ei oleks olnud vaja seda tempot näidata, mida ta näitas, aga väga kindel sõit, väga stabiilne sõit, puhas vigadeta ja pärast seda Eesti võitu oligi see Soome ikaldus, aga selle Soome mindi ka natukene nagu selles mõttes nagu liiga enesekindlalt peale, et tuldi selle ralli 1 pealt ja otse ralli 2 peale, et kuule, me sõitsime suure autoga, et mis see väikse autoga siis sõita pole, et see oli ikaldus. Aga see, mis edasi sai, väga korralik töö tuli taha, mis tuleb teha, mida tuleb muuta. Ja no ma ei tea, ma arvan, et üldse me peame Oliveri hooaja kokku võtma, et nagu täiesti crazy, mis hooaeg ja mis tulemusi see aasta näidatud on, et no kes siis ise lahti viitsi teha, vaatame natuke üle, et Monte ebaõnnestus, aga Soome ralli võit, Keenia superralliga 5 küll, aga Portugali võit, Sardiinia võit, Akropolis, Kreeka võit, Eesti absoluudi võit ralli 1 Paraguay võit. No, seal on 2 rallit vahel on Soome ja Keenia on superralliga ja ülejäänud on nagu päris kõva laig ikkagi olnud, et järgmine aasta näeme ralli 1 seda. Jah. Ja MM-sarja 10. mees Redouard Munster 25 punktiga sai siis 8. koha. Mees ütles ka, et lõpuks, et eelmine aasta oli 7, et tänavu 8, et selles mõttes pettumusega Rõiki arvestades, mis sel hooajal olnud on, et peavad nagu rahul olema. Et noh, võttis 4 punkti ära, no see oli sellel hooajal tema paremuselt teine ralli. Et selles mõttes see võtab võib-olla hästi selle Munsteri hooaja ruttu. Et Keenias sai ta kõrged punktid, et seal 25-st 12 on tulnud Keeniast, aga kogu ülejäänud hooaeg on olnud selline ikaldus. Et mida tigi? Raskel ajal mida tigi? Jah, no ütleme, ega tema kogu seda hooaega on üldse keeruline kokku võtta, et seda me oleme jälle nii palju rääkinud, et ta nagu hooaja alguses tundus, et sai minema, kuidagi mingi areng nagu ka toimus, aga tegelikult see kõik on pidurdunud. Vahepeal on tulnud mingid rallid, mis on ikka nagu tõeliselt, et lausa piinlik on vaadata. Et no siit 8. koht, ütleme, tuli lõpuni. Ja tuli nagu auga lõpuni. Selles mõttes, et mul ei ole nagu jälle midagi liiga säravatsi öelda, et parim aeg katselt 7. tulemuse mõttes, SS6-lt, SS9-lt, kas 7, SS12, 7, kõik ülejäänud on 9. ja 8. Et sisuliselt ikkagi sõidab nagu viimase koha nimel, et eks igaüks saab ise hinnata, kas see on hea või see ei ole hea, et ma jätan enda arvamus enda teada. Jah, ei ole vaja sinna ropendada. Ma vaatan nüüd veel korraks, vaatan üle küsimusi, et siis Heiki küsib näiteks, kas kiiruskatsete teistel läbimistel või pärast rallit tehakse legendi veel täiendusmärkusi järgmiseks aastaks? Et kui nad sõitsid teise katse läbi, kas tehakse järgmiseks aastaks või pigem ei? Seda tehakse katse jooksul ikka. Et kui on esimene läbimine, midagi vajab muutust, siis tehakse muudatusi katse jooksul. Ja kui ka teisel läbimisel vajab miskit muudatust, siis tehakse ka taaskord katse jooksul ja kui mingid nüansse, mida sa tahad kirjeldada, tõenäoliselt mingid olus või midagi lahti kirjutada, siis katse lõpus võib mingid märkmed juurde panna. Ja. Aga sisuliselt ikkagi kõik muud katse legendi muudatused tehakse ära katse peal. Veljo küsib, kas testikatse võit läheb karjääruskatsete võitude nimistusse? Ei lähe. Ja seal isegi testikatset vist ei saa võita, et seal testikatsel saad lihtsalt näidata parimat aega. Inmar küsib, kuidas toimub autode kontroll peale rallit, et peab silmas seda, et seda hetkel, kui autod üle vaadatakse, kaalutakse ja kõik see, et kas seda tehakse kõikidele autodele või valitakse suvaliselt ja kuidas see protsess siis käib. Räägi Roland Poom oma kogemustest, kuidas see asi käib. Oleneb. Me võime võtta nagu rahvusliku
rahvuslikul tasandil on see, et pigem on ainult sellised, tegelikult on see lugu, et on homologeeringuga autod ainult, mida siis sisuliselt on mõtet kontrollida. Ehk siis ongi, kui meil Eestis näiteks mingid Rally 4 ja mingi üks Rally 3 sõidab ja paar Rally 2, siis need on sisuliselt autod, mida saab kontrollida. Teised on üpriski vabalt ehitatavad siis reeglite mõistes. Aga maailma tasemel siis pisteline kontroll ikkagi või vajadusel, kui esitatakse proteste. Et ma ei oska öelda, et kas nüüd suures klassis iga auto, no tähendab, seal on nii palju detaile, mida nagu üle saab vaadata, et tegelikult iga ralli tõenäoliselt ka on mingisugune asi konkreetne või mingid elemendid, mida kontrollitakse, siis kas pisteliselt või kõikide autode vahel, eks see on ka selline kokkuleppe küsimus tehnilise delegatsiooni poolt, tehnilise vastutavate inimeste poolt, kes siis FIAs on, et olevalt, täiesti rallit rallisse, kuidas kunagi see kokku lepitud on, et see ei ole võimalik, et kõik autod kontrollitakse üksipulki läbi, et see on ajaliselt võimatu. Ja tõenäoliselt viimane küsimus, et hoopis natuke, vaatan, ei ole teisi küsimusi, ei ole. Oliveril, see tuli ka siin mõni aeg tagasi, et kas laialt juba idapiiril levivad droonipüssid ehk segajad suudavad mõjutada ralliautode elektroonikat ja kui suudavad, et kas see võiks olla üks tuleviku ohtudest? Kui kursis on Roland Poom droonipüssidega, siis räägi mulle. Pean ausalt tunnistama, et liiga süvitsi pole uurinud drooni kui relvi. Aga no kas saab mõjutada? Ma arvan, et ralliautod on minimaalse siis tehnikaga selles osas. Et mida seal mõjutada on, mingi GPS-i levi saad mõjutada tõenäoliselt. Aga sisuliselt ju väga nagu muud vist ralliauto puhul ei saa, siis see on nagu ikkagi selline suht toores auto, et on palju sensorit küll küljes, aga mida mõjutada saab on nagu GPS-i leviala või seda lõigata kuidagi. Et tänavasõiduautod on ju oluliselt tehnoloogia mõistes siis kaugemale viidud. Aga no me näeme ikkagi seda idapiiril toimuvat, oleme ülekannetes näinud kahjuks. Ka Eestis väga kehv ülekanne oli ikkagi väidetavalt seotud selle leviala mingite segajatega siis, ja seal piirkonnas ju ka siis lennukite need maandumised on probleemsed ja on ära jäetud siis Helsingi Tartu lende. Et seda saab küll mõjutada, aga vastus siis küsimus, et otse autos nagu liiga palju asju ei ole, mida mõjutada saaks. Ja nüüd, et välja selgitada Timo Anise pildi võiti, ütle mulle üks number. No ma ei tea, palju mul siin on, ütleme, vali ise, mõne kümneni, siis ma loen siit. Mõne kümneni. Ütle üks number. Mul on siin täitsa suvalises järjekorras need küsimused lahti. Mõnda ise ei ole küsinud, aga ikka võib võita. Anna mulle üks number. Mis õnne number on? Mul ei ole õnne number. Jumal küll, sa võiks mingi contenti mõistes öelda, mingi rääkida hea loo ja välja mõelda midagi põnevat. Ja, aga ütleme siis, et 11 ja see number 11 on seotud sellega, et 11. etapp vist oli või? Ja täitsa... 11. etapp. Jah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 11 teab, mis oli 11. küsimuse. Oliver küsis, kas laialt juba idapiiril levivad droonipüssid. Täitsa ulme. Hea küsimus, täitsa omamoodi. Mulle täitsa see küsimus meeldis, et ütleme nii, ma pole nii kimbatuses ka, et me peame ikkagi sponsorid tulge taha, hakkame uuesti tegema seda saadet ikka telepildiga, sest ma nii kimbatuses Roolapovi näru pole varem näinud kui selle küsimuse peale, sest ilmselgelt leidsin mehe nõrga roa, kus ta ei tea mitte midagi. Et Oliver, sinuga võtame ühendust, ära muretse ja nüüd on siis aeg selleks, et võtta kokku tervikuna see Tšiili ralli, natuke soperdasid ka seal, lasid kuidagi ühe masina seal enne katset vastupidi sõitma katse peale, et oleks peaaegu matsu pannud seal, ma ei mäleta, kes oli, üks
mis tal kiirabi auto, mis iganes, oleks peale matsu panda suured pahandused, värgid, särgid, et Lõuna-Ameerikas ikka juhtub. Tervikuna päris pull laia ralli, ainult emotsioon on tehtud suuresti ikkagi Tänaku pärast, olgem ausad. No eestlaste vaates küll jah, et võib kehv olla, aga Tšiili kindlasti, kui me oleme siin ralli lõpus ikkagi küsinud, et ajal, kus kõik tahavad kalendrisse pääseda ja piisavalt kohti pole, et kas sellel rallil on koht, siis ma nüüd võrdleksin neid Lõuna-Ameerika kahte rallit korraga, et Paraguayd ja Tšiilit, siis ma peaks ütlema, et Tšiilil võiks see koht olemas olla. Nüüd Paraguay võib-olla võrdlusse tuua, siis võib-olla see oli ikkagi natukene selline keerulised olnud, et liiga palju ka sellist keerulisi olus ei taha, kus sõidetakse selle peale, et kes ref ei lõhu, see ka võidab. Et siis pigem, ei mäleta, kuidas Argentiina on ka päris raske autodele ikkagi. Et no nüüd on küsimus, Tšiilil võiks ikka koht olla, aga siis kas Paraguay ja Argentiina ikkagi omavahel võiksid võidelda, kumb selle koha võiks saada. Et ma arvan, et olemuselt Argentiina mulle ikkagi vist meeldib rohkem kui Paraguay, aga Tšiili oli väga lahe ja mulle just meeldis see, et see aeg, millal see toimub, et väga palju ilmastikolu küsimusi oli, kas sajab, mis sajab, kui palju udu kuskil ja me nägimegi ikkagi sellist Walesi-laadseid olusid, mis oli minu jaoks nagu ülitore, igatsen Walesi, üks parimaid rallisi, et mulle väga meeldis. Ma küsin, et kui oleks võimalus sul sõita, nüüd oletame siin varsti Walesi rallit, aga samal ajal naine sünnitab, kas Walesi rallile läheksid? No Saaremaale ma saan aru, sa ei lähe naise sünnitamisvärst, aga kui Walesi rallil tuleb võimalus, siis vist oleks küll, et saad hakkama küll, vaata, et juba sünnitad küll, mis on, vaata, et selle ema emandad abiks, et ma näin korraks ära, et ma näin nädal ära. Või? Just, ei no, ma ei tea, see on kokkuleppe küsimus. Ei, no ikka läheks sünnitus meie. Aga kusjuures minu 2 lemmikrallit üldse ka sõitjana ongi Wales ja Korsika ja kahjuks kumbagi enam kalendris ei ole, nii et tore. Ma küsin niipidi, et tõenäoliselt pikemas perspektiivis jääb sinna Lõuna-Ameerikasse ikkagi üks ralli, sest meil tuleb on USA, meil tuleb Aafrika, ma eeldan, et tuleb mingi Austraalia või see asi ka, siis tuleb Jaapan, Hiina, mis iganes, siis tuleb Kesk-Ida ja siis tuleb unnik, eks ole, siis peab olema üks talveralli, siis Soome ralli, Monte Carlo ralli, asfaldirallid, üks Ida-Euroopa ralli sulgudes Eesti ja Läti, mis iganes, et Ida-Euroopas esildatud. Et kui üks jääks, et kas sa paned selle Tšiili ainult või sa paned mingisse vahelduma, kui sa saaksid olla WRC-sarja Tsaar, WRC-sarja Führer. Ma arvan, et ma paneks ta vahelduma, sest sellisena nagu Tšiili oli lahe, aga jälle, et võib-olla ikkagi vaheldus oleks just sõitjate vaates hea, et kui me tahame rohkem võib-olla proovile sõitjad ikkagi panna või tekitada mingid keerulisemad olusid ja nüansse seal, et ta võiks ikkagi, mulle need vahelduse, mis tegelikult mõlemad on lahedad, aga mõlemad ei saa alati, et siis minu meelest see vaheldus on suurepärane lahendus ja ikkagi aitab rallil ka jõuda rohkematesse piirkondadesse, et kui püsida selles nii-öelda ühes riigis ainult mingi piirkonna kohta, et ma paneks vahetuma, jah. Ja edas midagi, et ja järgmisena ootab meid siis Kesk-Euroopa ralli. Kesk-Euroopa ralli 2023 võitis Thierry Neuville Hyundai'ga, 2024 võitis Ott Tänak Hyundai'ga ja siis 16. september kuni 19. september me saame teada, kas Hyundai valitseb taas. See on mingi asi tehti, mingi esmakordselt, et kas üks katse on 2 või 3 riigis, ma ei mäleta isegi, et teevad katse ajal ületavad seda riigipiire vist esmakordselt või mingi asi oli, ma kunagisest ajast mäletan. Hea info. Et nii ta on. Ma ei teagi, et mis sa ootad siin vahepealsest ajast, et mis uudiseid, mis asju sa ootad, et 2027 reeglid võiks tulla, see võiks siin vahepeal tulla. Urmo Aava ütles, et on lootust, et seal, mis see asi hakkab valmis saama neil, see draft. Ja, 27 reeglid ja tegelikult silly season peaks juba hakkama ju päris hoogsalt käima, et küll meil ei ole tõenäoliselt nagu liiga palju mingeid muudatusi, aga tahaks kindlasti vastuseid saada hakkamise tagantpoolt peale huvi nagu põnevuse mõttes, et kas M-sport jätkab sama moodi nagu see aasta. Ja
Toyota vaates siis kas jätkatakse samamoodi ja kui liitub Solberg, siis kas kellegi asemel või keegi saab pooliku hooaja ja siis Oti leping loomulikult, mis ei ole kinnitatud, 90% tõenäosusega ta ilmselt seal samas sõidab, aga ikkagi. Võib-olla selline väike mingi põnev moment juurde ikkagi nii kaua, kuni seda veel allkirjastatud ei ole. No pane sinna ülejäänud 10 ka protsendid siis taha, et mis protsendid on... Ma ei mäleta enam, mis ma ütlesin. 90 ütlesid Hyundai, pane ülejäänud 10 pane ka siis taha, et M-Sport Toyota või näiteks teeb vaheaasta või puhtab. Pane mulle mingi... No ma ütlen nii, et kui mina peaksin Munsteri sõitu kinni maksma, siis ma laseks tal teha vaheaasta ja tulla tagasi 27. Nii et, aga eks mina ei tea, tundub Munsteri poolt, ütleme 50-50, ma jätkuvalt arvan, et ta võiks tulla tagasi Rally 2 peale 27 sõita jälle suure kõrgeimas klassis. Oliver Solbergi puhul ma olen 99% kindel, et ta sõidab Rally 1-ga. Ja mis saab McKerlinist, tõenäoliselt seal ikkagi on mitme aasta programm kohaliku autospordiliiduga, et ta jätkab seda teed. Ja see Iirimaa vist on enam-vähem on öelnud, et järgmine aasta läheb sama hood edasi. Mis on aus, McLaren on olnud tore. Ja Kesk-Euroopa, vaatan korraks kiiresti, kas on juba ta stardinimekiri olemas või veel ei ole. Mul on tunne, et sinna on nii palju aega, et ei ole. Jah, muidugi loodiline 6 aega. Vaat, selline nädalavahetus oligi. Kuule, hoopis teine asi, kui saade ei lõppe 12:30. Energiat on. Täitsa mõnus, jah, selline inimese tunne vaheldus, et eladu. Ja edas midagi. Võid siis ilusad lõpusõnad siis öelda, et tee siis selline optimistlik Urma Aavalik lõpp, et tänad Kesk-Euroopas võidab ja vähendab vahe 20 ja meil saame veel tiitli heitlust. No jaa, võtame siis kokku nii, et pikk paus tuleb 4 nädalat selle ajaga ja suudetakse Hyundai auto ümber ehitada tõenäoliselt. Ja jõutakse täiesti parimaks asfaldi autoks ehitada eelduste kohaselt. See oli nali, eks ole, et keegi ei pea nüüd peatähe seda võtma, aga eks me näe, mis saama hakkab. Loodame ikkagi näha, et autod on tempos. Jah, sellised suurepärased naljad. Roolap siis lõpetab seekord saate. Ja ütle siis kõigile kuulmiseni ja mis siin ei olegi, et selles mõttes, et saadan sulle ka sinna siis tervisi, et kõik head. Ma vaatan haigutad, saan aru, ööd on lühikesed. Kuule, lühikeseks see on jah, et kui öösa saime magama, siis 7 üle on juba, et väike väss on peal. Aga jaa, kõikidele tänud, et kuulasite ja kuuleme juba umbes täpselt 6 aja pärast. Jah, ja siis teeb siin saadet, ma ei tea, kes sada. Võib-olla mina, võib-olla Roolampo, võib-olla mina, võib-olla Gunnarlehest, võib-olla Trasparus, me teame, kes on alati kohal. Roolampo Trasvi sünnitusmajast. Ja nii see asi meil käib. Aga kuulmiseni ja siit tuleb grill. Mindi Maximasse kindlasti shoppama ja siit tuleb grill ja see oli seekordne ralli ja need olid neidkordsed 6 käigud. Kuulmiseni. Ütle ka kuulmiseni. Kuulmiseni. Aitäh. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.